Tänane hommik on mõeldud selleks, et aru saada, miks vaatamata sellele, et meil on palju-palju teadmisi, tulemused ei taha järgi tulla. Ma olen ise olnud samas olukorras, kus ma teadsin hästi palju, ma käisin palju koolitustel, teadmisi oli niimoodi, et pea oli paks, aga tulemused ei tahtnud järgi tulla. Ma ei tea, kui paljud teist ennast ära tunnevad, aga mina alustasin ettevõtlusega 2012 palgatöö kõrvalt. Eesmärk oli loomulikult, nagu meil enamus inimestel, ma arvan, asukoha ja ajavaba töö. Esialgu see väga hästi ei õnnestunud ja siis 2016, kui ma olin käinud juba, ma ei kujuta ette, kümnetel ja kümnetel koolitustel, investeerinud endasse kümneid ja kümneid tuhandeid eurosid, jõudsime sellesse hetke, et ma olin tige enda peale. Kui mul teadmised on, miks need ei kajastu tulemustes. Ja täna ma näitan sulle, ma joonistan sulle, miks need teadmised iseenesest ei määra tulemusi ja annan sulle praktilised juhendid, kuidas sa saad hakata oma käesolevaid teadmisi, mis sul juba on olemas. Ma olen 100% kindel, et sul on olemas teadmised, kuidas juhtida oma ettevõtet paremini, kuidas saavutada paremaid tulemusi. Aga me jätame need asjad tegemata, sest meil on tihtilugu on hirm, on mugavustsoon ja nii edasi. Ehk miks me ei saa soovitud tulemusi, vaatamata sellele, et meil on olemas teadmised. Ja mina ei saanud sellest aru. Ma olin käinud koolitustel ja mulle räägiti, muuda oma suhtumist ja kõik muutub. Väga ilus jutt. Mis tähendab suhtumine? Kuidas ma seda muudan? Oma arust ma olin üdini positiivne. Ja ometigi juhtus nii mõnikord selline hetk, kus ma ütlesin endale, et see oli küll viimane piisk karikasse. Aga mida tähendab viimane piisk karikasse? See tegelikult tähendab seda, et sa oled kogu aeg tilgutanud sinna karikasse midagi. Ja nüüd see viimane mingi sõna või viimane mõte või mis on, pani sul üle ära ajama. See tähendab tegelikult, sa oled olnud enamus aega negatiivne ja nüüd see viimane piisk, on see siis kuu, 2, 3 aasta või 3 aastat, on see viimane piisk karikasse. Ja ma olin hetkes, kus mul oli valida, kas minna palgatööle tagasi, sest ettevõte oli miinustes, või teha läbimurre. Ja ma valisin selle teise tee, sest mulle tundus palju põnevam, palju ägedam ja palju lubavam ikkagi oma ettevõtte nii-öelda läbimurdeni viia. Nii et teadmised tulemusteks ja ma jagan teile oma ekraani selleks, et minna natuke sügavamalt teadmiste tegemiste sisse. Sest kui me ei lähe, siis mitte midagi ei muutu. Ma vaatan kohe, kuidas see asi töötab ilusasti. Nii, anname endast parima. Ehk meil on olemas teadmised, kuid tulemused ei ole päris need, mida tahame. Ja ma arvan, et see on, ma olen 9 aastat juhendanud inimesi, 9 aastat. Ehk alates 2017, 2016 ma tegin ise läbimurde. Ja 2017 algusest alustasin koostööd sellise inimesega nagu Bob Proctor, kes tahab, võib pärast uurida. Üks tolleaegseid parimaid eduõpetajaid. Ja 2016 ma läksin tema koolitusele kõigepealt. Ja tema ühelt koolituselt jooksid kõik asjad paika minu jaoks. Kõik need raamatud, mida ma olin lugenud aastate jooksul, loksusid paika. Ja see oli selline mõnus ja vabastav tunne, sest enne seda ma käisin koolitusele, ma tulin koolituselt ära, ma mõned päevad jaksasin seda teadlikkust hoida või seda energiat hoida. Aga mida rohkem ma koolitustel käisin, seda rohkem tekkis tunne, et sellest ei ole mingit kasu. Ma olen juba käinud koolitusel. Ma ei tea, kas mõni tunneb ennast ära sellest hetkest, aga
2016 ma vaatasin sellist filmi nagu The Secret ja kui ma seda 2006 vaatasin, siis ma ütlesin jama. kui ma 2016 vaatasin, siis ma ütlesin vägev. mis oli muutunud? selle aja jooksul oli muutunud minu teadlikkus. ma olin hakanud asjadest teistmoodi aru saama ja tänu sellele, et ma sain asjadest teistmoodi aru, sest ma olin lugenud nii palju raamatuid, oli minu teadlikkus teistmoodi ja pealegi 2012 olin ma alustanud palgatöö kõrvalt ettevõtet. ehk kui ma vanasti olin palgatöötaja mentaliteediga, siis ma nüüd olin ettevõtja suhtumisega. tulemused küll ei kinnitanud seda veel tol hetkel, aga ma hakkasin aru saama. ja Bob ütles väga lihtsad laused. see oli esimene koolitus, kus ma käisin 3 päeva, oli koolitus online'is, online koolitus. ja ta ütles, kui teadmised määraks meie tulemused, oleksid kõik miljonärid. kui teadmised määraks meie tulemused. ja enamus inimesi teavad, mida nad peavad tegema, isegi need inimesed, kes käivad palgatööl, teavad. veel rohkem teavad need inimesed, kes on ettevõttega seotud, ettevõtlusega. esiteks, meil on uskumused ise tehtud, hästi tehtud. suurim takistus. ise tehtud, hästi tehtud, ise ei tee. ise ei tee kõike. sest kui me tahame kõike ise teha, siis me oleme iseenda suurim pudelikael. ise tehtud, hästi tehtud on väga hea lause, aga ettevõtjana me paneme ennast täielikult lukku, sest kõik otsused peavad sinu käest läbi käima. järelikult asjad hakkavad venima ja kes ei ole näinud, siis on väga hea film, Robert De Niro mängib seal ühte peaosa. Intern, intern, praktikant on eesti keeles vist. nii et väga hea film. ei tee kõike ise. teiseks, kas meil on olemas kõik oskused? turundus, müük, IT, kas meil on kõik olemas? enamasti ei ole. ja nüüd me olemegi hädas. meil ei ole neid asju. oskused. meil on olemas mingid baasteadmised, aga mitte kõik oskused, erialased teadmised. kolmas, me tahame muuta tulemusi, aga me ei saa aru iseendast. ei saa aru endast. kui ma Bob Proctoriga aastal 2016 esimest korda New Yorgis kohtasin, ta ütles, sa tahad muuta tulemusi, kes oled sina? ja kuna ta oli 82-aastane, siis mõtlesin, et ta on natuke, aga tuli välja, et ta on kõige targem inimene maailmas, ma ütleks tol hetkel vähemalt, sest nüüdseks on ta surnud. ja kes sa oled? me tahame muuta tulemusi. me ei saa aru, kes me oleme. see on sama hea, kui sa tahaksid muuta oma telefoni tarkvara või telefoni paremaks teha, aga sa ei saa aru, kuidas see süsteem on üles ehitatud. ehk kui me ei saa aru, siis me ei saa seda muuta. ja 1934 doktor Truman Fleet joonistas esimest korda kriipsumehe. ja mis on kriipsumees? ta ütles, see doktor Truman ütles ilusasti. me proovime muuta tulemusi, saamata aru põhjustest. kõik meie elus, sinu tulemused ettevõtluses on tagajärjed. tagajärjed. tulemused on tagajärjed. põhjus on alati üks ja sama. mõtlemine.
ja täna ma annan sulle, ise sead muideks, ma annan sulle juhtnöörid, kuidas seada 90 päeva eesmärk, mis sa päriselt tahad saavutada. ja teiseks me tuvastame, mis on see tegevus, mis sind sinna viib. eesmärk ja tegevus. kui sa ei muuda oma tegevusi, mitte midagi ei muutu. kui sa jätkad samamoodi oma ettevõtte juhtimist, kui sa jätkad samamoodi, võib-olla sa oled peidus, ma ei tea, kuidas sul nähtavusega lood on. pärast siin lõpus saate küsida küsimusi. nii et põhjus on alati üks ja sama. mõtlemine. me ei saa aru inimese baasolemusest. ehk tema oli arst ja ta ütles, et me tegeleme tagajärgede, mitte põhjustega. põhjus on see, kuidas me mõtleme. ja nüüd ma joonistan teile kriipsumehe, mille doktor Truman Fleet joonistas aastal 1934. me kõik oleme seda meest joonistanud. ja ta ütles, ülemine ring on sinu mõistus ja alumine on keha. see ei ole päriselt nii. aga selleks, et inimene aru saaks, on vaja pilti. kui sa mõtled oma kohvitassi peale, sul tuleb pilt ette. kui sa mõtled oma elukaaslase peale, sul tuleb pilt ette. kui sa mõtled oma auto peale, sul tuleb pilt ette. kui sa mõtled oma mõistuse peale, enamus inimestel pole mitte midagi. parimal juhul tuleb see ajukoor siin. mina ütlen Kreeka pähkel, aga mis asi on mõistus? ja sellepärast doktor Truman Fleet, võite otsida pärast internetist doktor Truman Fleet, The Mind, pane sisse ja ta annab sulle selle pildi. ja me jagame selle mõistuse kaheks selleks, et aru saada, kuidas tulemused tekivad. sest kui me paneme 90 päeva eesmärgi, aga ei saa aru, kuidas tulemused tekivad, siis sa lähed väga kiiresti tagasi vanasse rütmi. ja see vana rütm on need vanad tegevused. et meil on vaja muuta tulemuste tekkepõhjust. siin on sinu tekkepõhjus. ja ma olin käinud väga paljudel koolitustel 2012 kuni 2016, 4 aastat, investeerinud kümneid tuhandeid eurosid ja mitte ühelgi koolitusel ei tehtud seda joonist. aga kui sul ei ole seda joonist, sa oled kadunud, sa loed raamatuid, seal räägitakse alateadvusest ja mõttejõust ja unista suurelt ja mis iganes raamatuid sa loed. siis on Maxwell'i juhtimisalased nõuanded, kõik on väga äge. aga me peame aru saama, et meie sees on programm ja see programm paneb meid tegutsema. see on harjumus. ehk me peame moodustama harjumuse, mis toetaks sinu soovitud tulemust. Need kaks asja, sul on vaja eesmärki, mida sa päriselt tahad, ja sul on vaja paika panna tegevuskava või üks tegevus igapäevane, mida sa teed ilma, et sa mõtleksid. Mõtlen selle peale lõpuks. aga esimesed päevad, ma luban, sa mõtled väga palju. ehk sul on olemas teadvus, kogub infot. teadvus kogub infot. sul on olemas vahvad tajumismeeled 1, 2, 3, 4 ja 5. kuulmine, nägemine, maitsmine, haistmine, kompamine. 5 tajumismeelt. Nende kaudu sa kogud infot. sellel infol ei ole suurt seost sinu tulemustega. kõlab jubedalt. ja sul on olemas alateadvus. ja alateadvuses olev programm, arvutiprogramm, kujuta ette, et kui sa ei oska oma programmi ringi seadistada, mis sul arvutis jookseb, siis sa ei saa oma arvutit paremaks teha. kui sa oskad seda teha, siis sa saad oma arvutit paremaks teha. et teadvus kogub infot, kõik õpitu on sul siin. kõik õpitu on teadvuse tasandil. sa võid siia panna raamatu haaval ja tulemused ei muutu.
ma olen näinud 9 aasta jooksul väga-väga palju muutusi. ja mis me tegelikult teeme, mida ma olen teinud inimestega, nemad ise teevad, mina juhendan, nad muudavad, muutus leiab aset alateadvuses. ja kui sinu alateadvus muutub, sinu tulemused hakkavad muutuma. ehk alateadvus olev programm. ega ilmaasjata öelda, nii nagu sinu sees, nii ka väljas. ehk kui sa ei usu edusse, et sa oled edukas ettevõtja, siis sa ei saa saavutada paremaid tulemusi. me kõik oleme kuulnud seda lauset, usk võib liigutada mägesid. pime usk ei liiguta midagi. kui ma saan aru, kuidas muuta oma alateadvus olevat programmi, saan ma saada paremaid tulemusi. ja nüüd selle info põhjal mõtle korra selle peale, mida sa tahad oma ettevõttes muuta. kas sa tahad käivet suurendada, kasumit suurendada, töötajaid juurde võtta, mis on tegevus, mis tooks sulle tulemusi? mis on tegevus, mis tooks sulle tulemusi? ja siis küsi, kui kaua ma olen teadnud, et ma pean seda tegevust tegema, aga olen seda edasi lükanud. mul oli koolis kunagi selline ilus silt seina peal, homme hakkan tubliks. see tähendas, et ma ei pidanud ju kunagi hakkama, sest kui ma hommikul tõusin, oli jälle homme oli vaja hakata tubliks. ehk me lükkame asju edasi. fantastilise enesekindlusega me lükkame asju edasi. me teame, mida on vaja teha, et ettevõte kasvaks, aga me jätame selle tegemata. kõige esimene samm on eesmärgi selgus. kui ma ütlesin kaks asja, eesmärgi selgus. mida sa tahad saavutada 90 päevaga? mõtle korra enda peale, mida sa tahad saavutada 90 päevaga oma ettevõttes? kas sa tead seda? kas see on sul kirja pandud? kas see on hinna tõstmine? kas see on rohkem kliente? mida sa tahad? mida sa päriselt, päriselt, päriselt tahad? sest kui sa seda ei tea, siis sa ei saa muuta alateadvuses olevat programmi. ehk mina nimetan seda rõõmurulli, sa ei saa muuta, sest kui sa annad segast informatsiooni, kujuta ette, et sa tahad mulle sõnumit saata, sul on olemas minu telefoninumber ja sa ei tea, mida sa minult tahad, siis sa saadad lihtsalt suvalisi tähti mulle. ma ei saa aru, mida sa tahad. alateadvuse programm ei muutu, kui sa täpselt ei tea, mida sa tahad. ja ma olen 100% kindel, et sul on olnud elus juhuseid, kus sa oled teadnud, mida sa tahad, sa ei tea, kuidas sa selle saavutad, aga sa oled liikunud tegevusse ja saavutanud oma eesmärgi. ma tean seda. ja siis ühel hetkel elus me lähme tagasi oma vanadesse rütmi. Need on sul paigas eesmärk, mida sa tahad saavutada 90 päeva. see on esimene samm muutuste suunas. ja kui seda ei ole kirja pandud, siis sa ei anna selgeid juhtnööre. mõtle, kuidas on tekkinud see edasilükkamise programm sinu sisse. kuidas sa oled ära õppinud eesti keele, sest muidu sa ei oleks täna siin, kui sa ei saaks eesti keelest aru. kuidas sa oled ära õppinud autoga sõitmise? märksõna on kordamise tee. kordamine tähendab praktiseerimist, 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 nii kaua, kui sa omandad uued põhimõtted. sinu sees olev programm, mis on sinu sees,
siia on kindel summa. ma ei tea, ütleme 10 000 eurot või on see 100 000 eurot, ise tead, mis see summa on, mis sa kuus teenid. see on programm. mõni kuu natuke vähem, mõni natuke rohkem. aasta keskmine tuleb ikka see, mida sa ise sinna oled seadistanud, ma ütleks selle peale. kas see on 100 000, 10 000, miljon, miljard, vahet ei ole. mis sa oled sinna seadistanud? ja nüüd sinu keha on jube sõnakuulekas. ta viib ellu kõike seda, mida sina talle annad. ehk kujuta ette, et sinu sisse voolab energia. kui sa vaataksid sellist asja nagu on teadus, siis ta ütleb, et kõik asjad on tehtud ühest ja samast algainest, energiast. kui inimene on usklik, siis ta ütleb, et kõik on loodud Jumala poolt. üks ja sama asi. sest usklikud ei oska öelda, mis see Jumal täpselt on. Nad ütlevad, et ta on igal pool ja samaaegselt. kui sa lähed teadlase juurde, küsid, mis on energia, ta ei oska seda seletada, see on igal pool ja samaaegselt. järelikult on tegemist ühe ja sama asjaga. energia. energia tuleb sinuni ja liigub läbi sinu. energia on neutraalne. see on hästi oluline arusaamine, neutraalne. ta ei eelista mind, ta ei eelista sind, ta ei eelista Jüri, ta ei eelista Mari. mõtted, mida sina mõtled, mõtted, mida sina mõtled, hakkavad materialiseeruma ehk muutuma sinu reaalsuseks kõige kiiremat ja otsemat teed pidi. see oli õpetus, mida Andrew Carnegie, mina ütleks, et maailma esimene miljardär, andis edasi Napoleon Hillile, kes koostas raamatut Think and Grow Rich. Think, mõtle ja kasva rikkaks. ja kui me tahame oma ettevõtet kasvatada, siis meie töötajad muutuvad alles siis, kui meie ise muutume. meie koostööpartnerid muutuvad, kui meie ise muutume. muidugi ma tahaks, et keegi teine muutuks, aga noh, ma olen aru saanud, et see ei tööta. nii et mõtted, mida sina mõtled, kas sa mõtled positiivseid või mõtled sa negatiivseid mõtteid? kas sul on hirm, kas sul on mure? kui paljud teist muretsevad igapäevaselt? mure, kahtlus, kas see ikka töötab? vaata, mis uudistes räägitakse. maailm on pekkis, kütust ei ole, kliima on pees ja nii edasi. meil räägitakse jama kogu aeg. ja tänu sellele jamale, mis meile antakse edasi tajumismeelte kaudu, nägemine, kuulmine, maitsmine, haistmine, kompamine, me oleme pidevas stressis. mida juhtub? mure ja kahtlus liigub alateadvusse, tekib hirm. inimesed, kes elavad hirmuseisundis, ei kontrolli oma mõtlemist. nüüd see hirm peab väljenduma kuskilt ja ta väljendub läbi sinu keha. ja tekib ärevus. ja ma olen 100% kindel, et siin on inimesi, kes on kogenud oma elus ärevust, stressi ja depressiooni. depressioon on sissepoole elatud viha ja jõuetuse tunne. ma olen proovinud nii palju muutust, aga see ei ole tulnud. ja nüüd sa kuuled veel neid uudiseid, mis tuleb ja sa oled veel rohkem pinges. ma tean seda, sest ma olin ise samas olukorras. ja 2012 mul käis külas üks sõber ja ta ütles, et sul on stress. kas sa vaatad uudiseid? ma ütlesin, no jaa, ma pean ju kursis olema. miks sa pead kursis olema? ja teate, ma lõpetasin päevapealt uudiste vaatamise, nii et ma ei ole teadlikult otsinud ega vaadanud uudiseid 14 aastat. aga kõik info, mis peab minuni jõudma, jõuab minuni. aga tänu sellele stressitase on kadunud, depressiooni ei ole, ärevust ei ole. mis on depressioon? sissepoole elatud viha, jõuetuse tunne. see tekitab haigusi.
ja lõpuks surm. ehk me mõtleme ennast haigeks. samamoodi me saame mõelda ennast väga edukaks, aga see tuleb läbi õppimise. õppimine ja mitte ainult õppimine, arusaam. Bob Proctor, minu mentor, ütles mulle alati arusaamine. arusaamine on tee vabadusse. arusaamine. kui ma saan aru, kuidas minu mõtted loovad asju, kuidas maailm töötab, siis ma saan hakata looma seda elu, mida ma tahan. ja 2017. aastast, ütleme 2016 tegelikult aprillist hakkasid kõik asjad minema ülesmäge. miks? sest mul oli tekkinud arusaamine, kuidas asjad töötab, mind ei huvitanud, mis teised räägivad enam. ma mõtlesin positiivseid mõtteid, ma tegutsesin iga päev ja mul tekkis usk, et ma teen selle asja ära. Nonii, usk, usk. enamus inimesi ei usu, et nad saavutavad tulemusi, nad on pidevas hirmuseisundis. Nad räägivad ühte, mõtlevad teist ja tegutsevad hoopis kolmandat moodi. mõtted, tunded ja tegevused peavad olema kooskõlas. Attitude, olete kindlasti kuulnud sellist lauset, attitude. hoiak, suhtumine. minu mõtted, tunded ja tegevused peavad väljendama seda, mida ma tahan. enamus inimesed mõtlevad ühte, ma tahan rohkem raha. tunnevad, et maailm on pekkis koht ja see pole võimalik. ja nad tegutsevad hirmuseisundis. ja mida nad loovad? Nad loovad kehvi tulemusi. nii et mõtle hästi hoolega, mida sa tahad saavutada 90 päevaga. 90 päevaga. kui sa oled täna siin või vaatad seda videot pärast järgi, siis sul on teadmised, mida ei ole 95%-l maailma elanikkonnast. sest miks muidu on meil nii palju õnnetuid, muserdunud, pettunud inimesi? Nad ei saa aru. Nad on küll õppinud, aga nad pole veel aru saanud. ja nüüd see usk tekitab kiirenduse. usk, mis põhineb arusaamisel, kiirendus. sul on heaolutunne, sa näitad välja, me oleme kõik seda oma elus kogenud. me oleme tundnud siirast rõõmu mingist hetkest, me oleme saavutanud kergusega tulemusi ja teinekord me teeme ja teeme ja teeme ja tulemusi ei tule. kiirendus. nii et pane paika oma 90 päeva eesmärk. kui sa vajad sellega abi, võta minuga ühendust, päriselt. sul on olemas minu meiliaadress, sa leiad minu telefoninumbri, ma võin selle ka öelda, 55525640, helista, ütle, kuule Karmo, ma olen hädas oma eesmärgi seadmisega. kui sa oled Pärnus, saame kokku, lähme kohvikusse, kui sa oled mujal Eestis, teeme Zoom kohtumise. päeva eesmärk. kui minu käest vahest küsitakse, Karmo, miks sa teed seda, mida sa teed, siis ma ütlen, kui ma alustasin Bobiga koostööd, siis ma panin omale eesmärgiks, et ma aitan 10 000 inimesel Eestis muuta oma sissetulekut ja elustandardit. 10 000. me võtsime raamatupidajaga välja ja minu erinevatel koolitustel, mis on olnud tasulised, on käinud pea 4000 inimest 9 aasta jooksul. pluss need koolitused, mida ma olen teinud tasuta, need seminarid, need loengud. Neid on olnud sadu. Eestis, Hispaanias, Dubais, Lätis, Soomes, ma olen teinud koolitusi erinevates kohtades. sest ma tahan päriselt aidata inimesi ja igal pool maailmas, nagu te olete aru saanud, on eestlased. 90 päeva eesmärk, nii et kui sa tunned, et sa oled hädas selle seadmisega, palun anna mulle julgelt märku ja ma aitan sul selle seada. tuvastame ära, mida sa tahad. teine asi, kui sul on eesmärk paigas, on see, et tuvastada ära, kas sa oled hõivatud või produktiivne.
täiesti erinevad asjad. See 9 aastat, mis ma olen juhendanud ettevõtjaid, siis nad enamasti on hõivatud. Produktiivsus on nii ja naa. kui ma ütleks, et produktiivsuse skaala 1 kuni 10, siis ma ütleks, et siin 2 kuni 4 vahel on produktiivsus. saate aru, kui palju meil on arenguruumi? Nad on hõivatud igapäevased kliendisuhtlused, e-kirjad, ma ei tea, tootearendused, nad on hõivatud. mis on see tegevus, mida sa pead tegema selleks, et saavutada oma 90 päeva eesmärki? ära pane siia 10 erinevat tegevust, pane kasvõi üks, parimal juhul kaks. kui sa muudad rohkem kui 2 harjumust korraga, siis sa lõpetad vanas kohas, sest sul organismis on liiga palju ebamugavust. nii et üks-kaks tegevust. samamoodi, kui sa jääd hätta sellega, anna mulle julgelt märku. nii et mis on see tegevus, mida sa tead, et sa pead tegema, saavutamaks soovitud eesmärki? on see üks, ma ei tea, kliendikõne, üks uus kontakt, automatiseeritud meilisüsteemi ülesehitus, mis saadaks meeldetuletusi, väärt infot. mis sul on see üks tegevus? olla rohkem nähtav? ma ei tea, mis on sinu üks tegevus? see üks tegevus sõltub sinu eesmärgist. ja kui sinu eesmärk on ettevõtte kasv, ma loodan, et siin on inimesi, kes tahavad ettevõtet kasvatada. ettevõtte kasv. siis sa tead, mis on see üks tegevus, mida sa peaksid tegema teistmoodi, kui sa oled teinud siiamaani. ma tean seda. iga ettevõtja, kellega ma olen vestelnud, teab, mida ta peab tegema, aga ta on seda edasi lükanud. kõige paremad ja võimsamad näited on nendest, kus inimene on olnudki, nii mina ütlen, pudelikael, ettevõtte käive on juba seal 1 000 000 eurot isegi, aga see ei arene, vaid see ettevõtte omanik on hoopis haige ja haiglavoodis. ja kui ta tuleb sealt välja, võtab minuga ühendust, me oleme istunud maha, pannud paika mõtted, mida ta tahab saavutada ja ta on liikunud tegevusse, siis mina ütleks, et praeguseks hetkeks on siis 6 aastat hiljem on sellesama inimese ettevõtte käive kümnetes miljonites ja töötajate arv on kahekordistunud. ta puhkab rohkem kui eales varem. ta naudib aega oma perega. ja tema tervis on korras. juhus? ma ei usu. Neid juhuseid on, jutumärkides juhuseid, on olnud 9 aasta jooksul väga-väga palju. nii et ettevõtte kasv hakkab pihta siis, kui sa tuvastad ära, mis on vaja muuta. ja me teame, mida on vaja muuta. 90 päeva eesmärk on vahe-eesmärk. ma võin sulle aidata ka seada suuremat visiooni, mida sa tahad saavutada. samamoodi. see, millel on minu rõhk olnud. visiooni seadmine, vahe-eesmärkide paigutamine. kui sa tahad vallutada Mount Everesti, siis sa ei lähe sinna 1 päevaga. sa hakkad ettevalmistusi tegema, sa hakkad ennast treenima, sa hakkad tegema vaimset ettevalmistust, sa hakkad füüsilist ettevalmistust tegema. 90 päeva on see hetk, kus sa näed tulemusi enda elus. kui sa päriselt otsustad ära, et sa muudad oma käitumist ja hakkad endasse rohkem uskuma. usk. eneseusk. aga eneseusk kasvab siis, kui sa oled järjepidev nendes tegevustes, mis sa tead, et toovad sulle tulemuse. paljud inimesed unustavad ära väikesed tegevused, aga need väikesed tegevused toovad suuri tulemusi. liitintressi põhimõte.
et sul on vaja panna oma ettevõtte kasvunumbrid paika, eesmärgid paika, 10 klienti, 100 000 eurot, mis iganes need on. siis on vaja tuvastada, mis on see tegevus, mida on vaja teha. ja kui see on paika pandud, siis sa teed seda iga jumala päev. Järjepidevus. kuidas vesi uuristab käigu läbi mäe tuhandete või miljonite aastate jooksul pidevalt järjepidevalt tehes. kuidas tekivad, jutumärkides tekivad olümpiavõitjad? Nad treenivad järjepidevalt, kas iga päev, üle päeva, päevas mitu korda, mina ei tea, kuidas nad treenivad, ma tean, et nad teevad teatud tegevusi järjepidevalt, et olla olümpiavõitjad. kas sina tahad olla järgmine võitja, kes näitab kogu maailmale, iseendale, et kõik on võimalik? kui sul on lapsed, siis küsi enda käest, kas ma tahan lastele näidata, et kõik on võimalik või ma tahan rääkida, et kõik on raske. see on nii suur erinevus. sa oma tegevusega mõjutad oma laste elu. Et järjepidevus, mis on see, mida sa teed järjepidevalt? ja ma ei väsi seda kordamast. on selline vahva raamat, mul on teda täiesti kapsaks loetud. on Napoleon Hill, Mõtlemist muutes rikkaks, kes oskab inglise keelt lugeda, siis Think and Grow Rich, ma vaatan, kas ma leian ingliskeelse raamatu ka, ma olen siit riiulist üles. Think and Grow Rich on ülivinge raamat, see on, mina ütlen, kukeaabits. kui kukeaabits õpetas meile lugemise selgeks, tähed selgeks, siis see õpetab meile, kuidas saavutada rikkust. kuidas oma mõtteid suunata, kuidas oma kehakaal paika saada, kuidas oma suhted paika saada. see kõlab imelikult, think and grow rich, aga rikas ei ole ainult rahaline rikkus, rikkus on ka vaimne rikkus, rikkus on kogu see küllus sinu elus, mis sul peab olema. nii et järjepidevus. ja ma luban sulle, väga suurt rolli sinu tulemustes määrab keskkond. ma toon oma näite siia. kui ma alustasin ettevõtlust, ma olin rääkinud aastaid, ma tahaks midagi teha. minu tutvusringkonnas olid ainult palgatöötajad. ja iga kord, kui ma rääkisin ettevõtte tegemisest, teeme koos, hakati leidma takistusi. aga vabandused või tulemus, kahte korraga ei saa, vabandus või tulemus. ja need inimesed tahtsid parimat. Nad tahtsid mind hoiatada selle eest, et ettevõtlus on ikka jube riski business, on ju. aga tegelikult mina ütlen, ettevõtlus on kõige kindlam mudel oma sissetuleku kasvatamiseks, juhul kui sul on arusaamine, kuidas sinu mõtted loovad sinu elu. ja tulemused tulevad siis, kui vabandused saavad otsa, siis tulevad tulemused, sest nüüd sa päriselt tahad midagi. ja sa võid minna oma elust tagasi ja mõelda, et kus hetkes sa tahtsid midagi päriselt luua. ja sa tegid selle ära. sa tegid selle ära. oli see uus kodu, uus auto, reis, ma ei tea, laps, naise võtmine, mehe võtmine. sa tegid selle ära. sul oli tugev emotsionaalne seotus. ja minu keskkond tol hetkel ei toetanud mind. siis ma alustasin ettevõtlusega, ma jäin valesse ringkonda. ja äri käis niimoodi. noh, kellel tuleb tuttav ette nagu Ameerika mäed, ma ütleks selle peale, mulle ei meeldi enam Ameerika mäed, mulle kunagi meeldinud. nii et ma tahtsin sellest lahti saada. ja kui ma vahetasin teadlikult oma keskkonda, läksin Bob Proctori ja tema meeskonnaga koostööd tegema, siis ma sain tuttavaks väga paljude edukate inimestega, kes temaga koostööd tegid.
ja sa saad kokku miljonäridega, miljardäridega. Nad ütlevadki, kuule, Karmo, see ei ole mingi probleem, sa lahendad selle ära, istume koos maha, teeme ära. Keskkond. Nii et milline keskkond sind praegu ümbritseb? Kas keskkond, mis viib sind ülesse või keskkond, mis viib sind alla? Universumis ei ole sellist asja nagu paigalseis. sa liigud kas üles või liigud alla. see on nagu euro, ta kas liigub üles või liigub alla, enamasti liigub ostujõud alla. nii et elus on sama asi, kui sina oma sissetulekut ja ettevõtet ei kasvata teadlikult, kasv, siis sa paratamatult liigud langusesse. Keskkond. Kes on need 5 lähimat inimest sinu ümber praegusel hetkel, kelle sa kõige rohkem suhtled? 5 lähimat inimest, kellega sa kõige rohkem läbi käid ja kellega sa kõige rohkem oma asju arutad. kõige rohkem oma asju arutad. Enamus väikeettevõtjatel ei ole oma asju kellegagi arutada. Nad arutavad parimal juhul samal tasandil oleva inimesega, halvimal juhul temast nii-öelda madalamal tasandil oleva inimesega, kuidas teha kasvu. 2018 ma käisin esimest korda Torontos seal Bobi juures päriselt ja meil oli õhtusöök. Ja siis mõtlesin, et kuidas mina siia sattusin. minu ümber olid kõik miljonärid ja ma olin, ma arvan, vähemalt ainuke, kes tol hetkel ei olnud sellest seltskonnast teeninud 1 000 000 eurot. ja siis mõtlesin, et issand, kui äge seltskond. mitte keegi ei kritiseeri, ei vingu, ei virise. kõik otsivad ainult lahendusi. Nad olid lahendusele fokusseeritud, fookus oli lahendustel. ja kõik koos kasvasime ja arenesime järgmiste aastate jooksul päris kiiresti, sest me suhtlesime, me saime Torontos kokku, me saime LA-s kokku, me suhtlesime Zoomis. see keskkond. ja just ma olen ise aru saanud nendest sammudest, mida on vaja. on vaja arusaamist endast, kuidas mõtted loovad, ehk see kriipsumees peab olema selge nagu teadvus, alateadvus ja ma pean sellest aru saama. ja nüüd on mul vaja eesmärki, tegevusi ja keskkonda. minu ümber, minul ei olnud arusaamist tol hetkel, kui ma alustasin ettevõtlusega. mul oli eesmärk küll, aga hästi hägune ja ma kogu aeg muutsin seda, sest ma ei näinud neid tulemusi, mida ma tahtsin. tegevusi ma tegin, aga ma tegin, nagu ma ennem rääkisin, ma tegin tegevusi hirmust lähtuvalt. järelikult ei saanud tulemusi. ja keskkond, noh, ütleme pigem oli see negatiivne minu suhtes. nii et kui sa tahad muuta midagi oma elus, siis seal on kindlad sammud. kui sa tahad oma ettevõtte kasvule viia, siis õpi tundma ennast. esimene samm. pane paika konkreetne eesmärk, mitte see, mida sa arvad, et oled võimeline saama, vaid see, mida sa päriselt tahad. Mida sa tahad päris, teeme kõige lihtsama asja, 90 päevaga, mida sa tahad päriselt saavutada. milliseid tegevusi sul on vaja teha selleks ja ära tee neid tegevusi hirmust lähtuvalt, vaid usust. ma teen selle ära. ja ümbritse ennast õigete inimestega. ja kuna ma olen näinud 9 aasta jooksul, kui palju see keskkonna roll on inimestes, siis ma olen loonud keskkonnad, kus inimesed saavad kasvada. kasv ja läbimurre. ma lubasin, et ma annan täna ka info selle kohta, et sul on võimalik ennast ümbritseda teistsuguste inimestega. kasv
on eelkõige inimestele, kes kas mõtlevad ettevõtluse alustamise peale, ma arvan, et täna on kõik kohal, kes juba tegelevad ettevõtlusega. ehk sul on väike, mina ütlen isegi väike või mikroettevõte, mikro. miks ma seda ütlen? enamus Eesti ettevõtjaid on mikroettevõtjad, ühe mehe ettevõtted. väikeettevõtjad, kus on ka töötajaid, on juba vähe. nüüd mikroettevõtja on see, kes, kui sa tahad, nagu ma rääkisin, selgust, tegevusi ja kasvu. kõik need inimesed, kes on kasvus, nendel on kord 2 nädala tagant on veebiseminar minuga koos. Nendel on oma töövihikud, nad saavad omavahel suhelda, need inimesed, kes seal on. ja nendel on juurdepääs selles mõttes minule, nad saavad mulle meile saata. läbimurre on inimesele, kes mina ütleks, et teeb vähemalt selline 300 000 eurot käivet juba aastas, kellel on juba oma meeskond ja kes tahab ennast tee pealt ära koristada, ehk see pudelikaelaks olemine tuleb ära lõpetada. nii et läbimurre on nendele inimestele, see on intensiivsem, kord nädalas on meil kohtumine, töövihikud, vastutuspartner, kõik see, mis aitab sul selle ellu viia, selle 90 päeva eesmärgi, 100 päeva eesmärgi, see on kuupõhine kasvukeskkond. sest ma ise tundsin sellest nii väga puudust. ja need inimesed, kes on mul coaching us käinud, ütlesid, Tarmo, et me tunneme sellest puudust, kui me läheme sinu juurest ära. ma ütlesin, ma loon keskkonnad, kus sul on iga tugi olemas, mida sa vajad selleks, et tulemusi saavutada. nii et kasv ja läbimurre on loodud ettevõtjale, kes ei taha jätkata samas kohas, tahavad enda ümber inimesi, kes on edumeelsed, ma mõtlen selle peale, püüdlevad millegi poole ja on valmis jagama oma kogemusi, päris lugusid ka teistele. sest läbimurdekeskkonnas hakkavad olema ka kord kuus päris ettevõtjatega nii-öelda, kes on olnud minu coaching us, saavutanud tulemusi, nad räägivad oma lugusid, kuidas see asi on ära tehtud. ja saad nende käest küsimusi küsida. nii et kõik on loodud. ja nüüd me jõuame selle hetkeni, kui sa saad minu käest küsimusi küsida. kui sul on küsimusi, siis ole hea. ma panen selle stop share. nii, ma olen nüüd tagasi. kui sul on küsimusi, siis tõsta käsi. ma võtan sulle mikrofoni lahti ja saad minu käest küsida. kui sa ei julge küsida, siis sa ei pea seda tegema. kui sa tahad privaatselt küsida, saada mulle e-kiri, onju. ära üldse kahtle. ei tea, kas Karmol on aega, ei tea, kas ta vastab küll. ja ma olen alati olemas inimeste jaoks, kes tahavad päriselt kasvada. ja loomulikult on meil olemas siin kuskil selline asi nagu küsimused ja vastused, aga tõsta käsi, siin all on selline asi nagu raise hand ja ma vastan hea meelega sinu küsimustele. nii et ei ole siin midagi rasket elus, on vaid asjad, mis tuleb ellu viia ja siis hakkavad tulema ka tulemused. nii, kuidas on meil küsimustega, kas on küsimusi? nii, kuidas valida õige 90 päeva eesmärk? õige. ma arvan, et sa ise tunned seda enda sees, mis on sinu jaoks õige. mis on sinu jaoks õige? kas sa tahad oma käivet kasvatada, tahad sa oma kasumit? kui sul on ettevõte, ma toon lihtsalt näite, mul on oma tutvusringkonnas on inimesi, kelle käive on, ma ei tea, kvartalis ma pakun välja 500 000. kasum on selline õrn piir, ma ütleks selle peale, pigem ma ütleks, et olematu. siis tema eesmärk on kindlasti, kuidas kasvatada kasumit. kui sul on ettevõte, mis alustab, siis võib-olla sinu jaoks kõige suurema läbimurde teeb see, et sul on 10 tellimust 90 päeva jooksul. mis on sinu jaoks õige? ja nagu ma ütlesin, kui sa tunned, et sa vajad abi, ma panen pärast kalendrilingi sulle ja sa saad broneerida omale aja ja öelda, Karmo, ma tahan sinuga arutada oma eesmärki.
ma tahan sinuga arutada oma tegevusi ja ma luban sulle, ma aitan sind. võtame selle aja, ma saadan sulle küsimused ette, et ma saaks aru, kus sa hetkel oled, kuhu tahad liikuda ja siis me saame panna ka eesmärke ja tegevusi paika. sellepärast, et kui me saame kokku, siis see aeg on 30 minutit maksimaalselt. et selle aja sees mina tahaksin saavutada parima võimaliku tulemuse. kõlab loogiliselt? vaatame, siin on mul veel midagi. kuidas teada, milline tegevus päriselt kasvu loob ja teeb? mis on see tegevus? nagu ma ütlesin, kui ma näiteks tean, et minu ettevõtte käive on, ma ei tea, 300 000, kasumit ei ole, siis ongi, mida ma peaksin automatiseerima, kas ma peaksin tõstma mingeid hindasid, et ma saaks kasumit? mis on see tegevus, mida ma pean ära tegema? kui ma tulen turule, siis on nähtavus. kas ma loon turu jaoks väärtust ja kas need inimesed, kes turul on, saavad aru, millist väärtust minu toode või teenust loob, järelikult ma pean seda selgitama. Ähm, olen alati öelnud, et ettevõtja on inimene, kes raha eest lahendab teiste inimeste probleeme. ja kui sa ei lahenda probleeme, miks keegi peaks ostma sinu toodet või teenust? ma ei osta pastapliiatsit sellepärast, et ma tahan pastapliiatsit, ma tahan sellega kirjutada, järelikult ma ostan pastapliiatsi. ma ei taha lihtsalt tahan telefoni, ma tahan telefoni, sest see aitab mul ühendust saada inimestega. Telefon lahendab minu probleemi. nüüd on küsimus, millist ma eelistan. kuna ma olen iPhone'i peal olnud, ma ei tea, mis aastast, siis ma lihtsalt ei ole seda vahetanud. kas ta on parem kui teised, kehvem kui teised, ma ei tea. nii et mõtle selle peale, mis toode või teenus see on, mida sa pakud inimestele ja kuidas sa saad luua väärtust ehk kuidas sa koolitad neid inimesi, et nad saaksid aru, mille poolest sinu toode või teenus erineb teistest. ja ärge kartke, et issand, kui ma jagan liiga palju infot välja, siis keegi ei tule minu juurde. sul ei ole konkurentsi. sa oled unikaalne. sinu energia on unikaalne. ja see, millisest energiast sa lähtuvalt tegutsed, toob sinu need inimesed, kellega on siis tore koostööd teha või siis mitte nii väga tore koostööd teha. ehk millises energiaväljas sa tööd teed. ja üks küsimus oli veel siin tulnud mulle chati. kuidas hoida järjepidevust? siis kõige lihtsam on see, et sa võtad hommikul ette ja visualiseerid seda lõpptulemust. 90 päevaga on mul käive 100 000. ja nüüd mõtled, miks ma seda tahan? sest ma tahan osta seda asja või ma tahan teha seda või ma tahan lastele kinkida seda või mida sa tahad. ehk sa pead oma soovitud tulemusega olema väga emotsionaalselt seotud. näiteks ma tahan olla X kaalus, kui inimestel on kaaluga teemasid. täpselt sama näide. sa pead ennast nägema selle inimesena, ma ei tea, kes toitub tervislikult, kes teeb trenni, kes on väga distsiplineeritud. ja nüüd sa muutud selleks inimeseks. ma olen edukas ettevõtja. ma näen ennast eduka ettevõtjana, ma näen, millist summat ma teenin. ma mõtlen, kuidas ma selle summaga ringi käin, milliseid hüvesid saan lubada endale. kui sul on tugev emotsionaalne seotus oma lõppeesmärgiga, muutud sa järjepidevaks. teine hea võimalus järjepidevust kasvatada on suhelda õigete inimestega, nagu ma ütlesin, kes on täna siin ja on olnud minu laupäevastes juhendamistes, kus me räägime, minu coaching'u kliendid siis ja kasvu- ja läbimurde kliendid. me arutame erinevaid teemasid, siis nad teavad, et see annab sellise tõuke, emotsionaalse tõuke üles jälle liikuda. et ümbritse ennast õigete inimestega. ja loomulikult standardne küsimus, kuidas ma tean, mis on minu jaoks õige samm? teeme asja lihtsamaks. kui sa ei tea, mis on sinu jaoks õige samm, võta minuga taaskord ühendust ja leiame selle õige sammu. sest ei ole olemas õiget ega valet, on lihtsalt samm. üks samm viib sind soovitud tulemusele lähemale, teine viib sind kaugemale. kui ma olen täna Pärnus
ja tahan minna Riiga. kui ma alustan teekonda Tallinna poole, siis ma eemaldun Riiast. kui sinu eesmärk on teenida 100 000 eurot kuus, kvartalis, ma ei tea, mis päevas, aga sa ei tee ühtegi tegevust, mis sind sinnapoole viiks, siis sa kogu aeg eemaldud oma eesmärgist. Bobbil oli hea lause. kui sa viid ennast õigele sagedusele, siis eesmärk hakkab liikuma sinu poole. nii et selle põrutava uudisega ma lõpetangi tänase webinari ja ütlen aitäh, et sa olid. ja kui sul on küsimusi, võta minuga julgelt ühendust, ma olen olemas, ma ei kao kuskile ja aitan sind hea meelega. kõike head ja ilusat päeva.